nädal turgudel, kätte on jõudnud uus nädal, minu nimi Urmas ja täna on siis 29. juuli. Vaatame üle, mida eelmine nädal tõi ja mis uus nädal võiks turgudele lubada. Kõigepealt siis mõned makrouudised. Hiinast tuli uudiseid seal, et nende siis intresse otsustati ootamatult kärpida 2,5 pealt 2,3 peale. Ja eks see on tõesti arusaadav, kuna majandus on üsna kehvas seisus. Indiast tuli ka uudiseid, et seal siis oodatav majanduskasv praegu on suurusjärgus 6,5–7%, mis oli natukene madalam kui keskpanga eelmine siis projektsioon, mis oli 7,2%. USA-st nii palju, et kodumüügi numbrid seal on languses ja inventar tõuseb. Nii et selles mõttes kinnisvaraturg on ka jahenemas, nagu arvata siin oli. Ja USA majanduskasv küll on olnud oodatust parem nüüd viimase kvartali vaates siin, et oodati 2,1% tõusu, tuli 2,8%. Ja see oli siis suuresti tarbija kulutuste tõttu, et tarbijad on üsna aktiivselt asunud seal ikkagi raha kulutama. Ja mis veel, et töötu taotlused ka olid kergelt languses, et siin nädala võrdluses umbes 10 000 vähem. Ja eurotsoonist nii palju, et siin see nii-öelda PMI ehk siis tootjahinnaindeks langes 50,9 pealt 50,1 peale, ehk siis see kindlustunne on hakanud ikkagi jahenema ka Euroopas edasi. Ja ainukene, mis siin kerget kasvu näitas, oli siis teenused, mis siis veel seda asja siin pinna peal just kui nagu hoiab, Mis veel uudistest silma jäi, et väga palju majandustulemusi on olnud muidugi, aga ma ei hakka siin sellel nüüd pikalt peatuma. Et võib-olla mainiks ära selle, et OpenAI tuli siis välja oma Search GPT-ga, mis võib raputada nüüd tuleviku väljavaateid siin ka Google'i jaoks näiteks. Vaevalt, et Google nüüd kohe nagu kuskile kaduma hakkab, aga kui pikka vaadet vaadata, siis tõenäoliselt kõik need asjad hakkavad muutuma. Ja see AI põhine Search GPT siis on natukene isikupärasem, ütleme nii kui Google, et selles mõttes ta on oodatud lahendus, et ilmselt ega Google ka ei jää magama, aga need muutused on täiesti paratamatud ja igal juhul ka teretulnud minu arvates. Aga vaatame nüüd ka siis graafikutele peale, mis siis tegelikult toimus, et turud on olnud siin kerges languses nüüd juba teist nädalat ja siin tuli meil kerge signaal juba ka hoiatuseks ära ja nüüd on siis turud ka punasesse jõudnud siin eelmise nädala jooksul. Et kui vaadata nädalast vaadet, siis ka siin tuli eelmise nädala jooksul see nii-öelda müügi warning meil, ehk siis see indikaator on tegelikult olnud üsna täpne, et viimane selline tugevam müügi hoiatus tuli siin 2022 aasta alguses, siin 3. jaanuar ja sealt edasi läks turg, nagu me mäletame, üsnagi tugevasse langusesse pea aastaks ajaks, eks ole. Et kuidas ta nüüd siis välja mängib, kui sügav see langus saab olema, võimalik, et see kestab siin kuni sellise sesoonse languse lõpuni, mis on circa siis septembri lõpp või oktoobri esimene pool. Et tasub igal juhul silma peal hoida, et kohe vaatame ka seda, mis siis tegelikult seda langust siin vedanud on. Kui vaadata aga Russell 2000, ehk siis small caps'e, siis nendega on pilt palju parem. Et siin ei ole sugugi mitte nii langust, pigem on olnud ilus tõus. Ja praegu ta siis on selle nii-öelda vastupanu juures siin hetkel veel läbi murdnud ei ole. Ehk siis hoiame silma peal, kas ta siit suudab läbi murda või hakkab jällegi korrigeeruma.
et muidugi kerge lootus on, et nüüd ikkagi Fed hakkab ka intresse kärpima ja see on väga hea märk ju sellistele väikeettevõtetele, kes väga palju sellisest välisest krediidist sõltuvad. Nii et selle tõttu ka ilmselt on siis small capsid nüüd saanud hoogu juurde, kuigi see on niisugune normaalne sektorite rotatsioon, et vaatame kohe sektorid ka, aga kui vaadata nüüd siin keskmiseid, siis turg püsib üsna tugev, vaatamata kõigele, et 50 päeva keskmine on siin ikkagi tugevas siukses 70-ndates siin püsimas ja kui vaadata S&P 200 päeva keskmist, siis püsib ka endiselt siin väga kõrgetel positsioonidel, nii et jah, selles mõttes, et protsentuaalselt 75% ettevõtetest on siiski pealpool oma 200 päeva keskmist. Nüüd sektoritest nii palju, et kui vaatame S&P 500 siis nii-öelda equal weighted ETF-i peal, et siin, kus nad on siis võrdselt arvestatud, siis siin ei ole suuremat langust niimoodi välja paistnud. Et see on pigem stabiilne olnud. Ja kui vaadata, millised sektorid siis tegelikult S&P-d ületasid siin, siis tegelikult jäi silma nii tööstus kui ka siis materjalid, jah. Lisaks oli siin veel energia suhteliselt tugev, mis veel oli consumer staples, ehk siis need nii-öelda tavatarbijakaubad, toidukaubad ja muu. Ja ka tervishoid oli üsna tugev ja ka utilities. Et selles mõttes enamus selliseid sektoreid oli ikkagi väga tugevas positsioonis selle nädala jooksul ja ka finants püsib endiselt üleval. Nii et kui vaadata siin nagu võrdlusena, et siis ainukesed, kes nagu alla jäid, olid siis consumer discretionary, ehk siis need hooaja või sellised suuremad tarbijakaubad, siis kommunikatsioonisektor ja tehnoloogia ja ka kinnisvara natukene jäi alla. Et ülejäänu kõik oli suhteliselt sükene ikkagi vee peal. Ja kui insiderid vaadata, siis suuremad müügid on siin tehtud, et selline korrektsioonieelne müük sai siin ära tehtud suuremate poolt. Ja jällegi neil on olnud õigus selles suhtes, et võib-olla tasus siis natukene jälle müüa enne suuremat langust. Nii et eks nad teavad väga hästi, mis tulemas on võimalik. VIX korraks näitas siin natukene hirmuga ei midagi erilist, praegu püsib ikkagi siin veel sellises oodatud trendi tsoonis. Ja kui sesoonselt nüüd vaadata, siis me oleme nüüd selle tipu saavutanud ja järgneb võib-olla niisugune Q2 võimalik korrektsioon turgudel. Et see ei pruugi nüüd kohene olla, aga siiski jah, tavaliselt kuni septembri lõpuni või kuskile sinna kanti, siis hinnad kipuvad korrigeeruma sesoonselt. Nii et tasub selles mõttes olla teadlik, et suurem korrektsioon tavaliselt on septembris. Aga võib ka varem alata, et kui seda nädalat nüüd vaadata, mis siin algab nüüd, see on siis põhiliselt ikkagi olnud nii-öelda müügi poole surve, kuigi on üsna selline mixed, aga suurem osakaal ikkagi müügi poole. Nii et tasub olla selles mõttes teadlik ja tähelepanelik. Ja kui vaadata siin kuu viimast ja esimest 10 päeva, et siis juuli viimane 10 päeva tavaliselt ongi siuke hästi tagasihoidlik olnud. Ja augusti esimene 10 päeva on tavaliselt natukene tugevam, aga mitte oluliselt. Ja pigem siis kuu lõpp on jällegi negatiivne. Ja kui vaadata septembrit, siis see on aasta kõige kehvem kuu. Nii esimese 10 päeva suhtes kui viimase 10, eks viimane 10 on alati kõige hullem aasta selline müügisurve. Kui nüüd vaadata siin kalendrit Astro poole pealt, siis nädala lõpus siin on pingeid tulemas. Meil on tulemas ka noor kuu
jällegi pühapäeval ja esmaspäev järgmine nädal siis läheb Merkuur retrosse, nii et selles mõttes tasub olla ettevaatlik, siin võib olla päris suuri raputusi selles suhtes. Niiviisi, ja kui vaadata meie Blackbox mudelit, siis seegi on siin üsnagi punane, jah, nii et selles mõttes hoiame silmad lahti, et ega peale punast tuleb jälle rohelist. et ega see asi nüüd päris hull ei ole, kui olla teadlik sellest, et millised võimalikud trendid on ees ootamas, siis on ka lihtsam siin turge navigeerida. Nüüd eelmise nädala prognoos, mis meie Patreoni kanalil turutrendid sai välja käidud, sai üsnagi täpne. Siin on nüüd siis reaalne hinnaliikumine ka peale pandud ja trend oli õige. Suures plaanis enam-vähem need pöördepunktid ka klappisid. Kui kulda vaadata, siis kulla prognoos ka enam-vähem, võib-olla mitte nii täpne, aga siiski kogu see liikumine oli enam-vähem selle prognoosiga nii-öelda korrelatsioonis. Ja nädala prognoosid on juba üleval meie Patreoni kanalil patreon.com/turutrendid. Mida siis uuelt nädalalt oodata, et siin on Fedi istung tulemas nüüd teisipäev, kolmapäeval tulevad siis nad välja ka oma järjekordse intressiotsusega. Ootame, et see nädal ehk seekord intresse veel ei kärbita. Tõenäoliselt ikkagi jääb see esimene kärbe nüüd sinna septembri miitingusse. Mis veel on tulemas? Palju sellist tehnoloogia majandustulemusi. Olulisemad siin siis Apple, Microsoft, Amazon ja Meta. Teiste hulgas veel ka McDonald's, kes juba oma andmed välja tõi ja numbrid olid päris head. Siis ExxonMobil, Pfizer, Merck ja Co ja nii edasi. Et siin on päris palju neid. Et kohe vaatame ja muidugi tööjõunumbrid ka tulevad välja. Et siin siis võib-olla suuremad ettevõtted või olulisemad, kes siis selle nädalal oma majandustulemused avaldavad päevade lõikes. Niiviisi ja just, et siin siis järgmine Fedi istung peale nüüd selle nädala oma tuleb 17-18 september ja seal tõenäoliselt siis ikkagi ootatakse praegu intresside langetamist esimese 25 punkti võrra. Aga nüüd vaatame siis graafikuid ka, mis siit silma jääb. Vaatame kõigepealt siis pöördepunkte, et S&P puhul viimane pöördepunkt oli meil neljapäeval ja see oligi siis praeguseks hetkeks turupõhi, nii et klappis ilusti. Järgmine pöördepunkt on meil täna 29. ja sealt edasi kohe veel järgi ka 30, et vaatame, mis jõnkse siit sisse toob turg, aga karta on, et turg veel korrigeerub, et siin kuni võib-olla reedeni teiseni, siin on siis järgmine pöördepunkt meil välja joonistatud. Siis vaatame nafta liikumist ka, et siin natukene on ta nagu nihkesse läinud, see nii täpne ei ole olnud, aga praegu oli viimane põhi siin reedel 26. ja järgmine pöördepunkt tuleb siis teisipäeval 6. augustil, et kas nüüd hind hakkab siit tõusma ja me saavutame tipu siis seal kuskil 6. paiku. Selline vähemalt praegune väljavaade on, kuigi indikaatorid on praegu üsnagi punases, nii et enne kui siin võib-olla lühemates ajavaadetes sellist tõusu näha ei ole, ei tasuks ka väga panustada. Kulla puhul läks ka asi natukene siin nihkesse, et need tsüklid hakkasid jällegi pahupidi tööle vahepeal ja praeguseks siis on mul natuke korrigeeritud, et praegu täna peaks olema siis turutipp, sealt edasi võiks ta siis minna langusesse kuni 6. augustini, teise augustini reedeni ja siis sealt edasi kuni 6. tõusma. Nii et hoiame ka sellel silma peal, vaatame, kuidas ta siis nüüd edasi siit käitub. Kui vaadata Bitcoini, siis Bitcoin on näitamas endiselt tugevust, et ilus selline tõusutsükkel on käimas, siin on nüüd ikkagi vastupanu ees, et jällegi
kui ta siit läbi ei murra, siis ta ilmselt hakkab jälle korrigeeruma, aga hoiame silma peal, mis siit edasi saama hakkab. Ja Tallinna turg endiselt negatiivses foonis, ei midagi head, püsib siin selle toetuspinna lähedal, aga indikaatorid kõik negatiivsed. Vaatame suuremaid aktsiaid ka siis, nagu ikka. Apple kõigepealt, et Apple on nüüd jõudnud siin ka negatiivsele territooriumile, siin indikaatorid läksid ka juba punaseks ära. Et sihukene korralik korrigeerumine praegu käib. Ja sama tegelikult ka siis Amazoni puhul. Amazon sai ka siin sellise müügihoiatuse meil juba mitu nädalat tagasi ja nüüd ta on jõudnud ka siia punasesse. Nii et jällegi korrigeerub edasi. Google sama lugu, praegu korrektuuris. Microsoftiga jällegi sama, et eks kogu see tehnoloogiasektor on siin pihta saanud. Nvidia samuti, kuigi Nvidia puhul tasub meeles pidada, et tavaliselt sesoonselt on ta augustis olnud üsnagi tugev, nii et hoiame sellel silma peal, kas siit hakkab midagi paremuse poole liikuma. Meta puhul seis ka sama ikkagi, et jällegi korrektuuris on Netflix, sama lugu, sai ka siin müügihoiatuse ja Teslagi on esimese sellise punase küünla meil siin saanud indikaatorite järgi, nii et igal juhul jah, selles mõttes Tesla tehingust mina siin väljusin juba mitu nädalat tagasi, et kui see suurem tõus oli ära olnud, aga peale siis majandustulemusi hind kukkus päris oluliselt ja selles mõttes seda oli arvata, siin oli siuke vastupanu ka ees ja tulemused olid üsna kehvad, et müük langes seal pea poole võrra vist, kui aasta võrdluses vaadata, et ei olnud sugugi mitte ilus väljavaade ja turule see muidugi ei meeldinud. Praegu siis hetkel korrektuuri faasis jällegi. PayPal sellega ei ole ka siin kuigi hästi läinud, et ei taha ta kuidagi siit hoogu üles võtta praegu seni, et endiselt negatiivne. Ja Lululemon jätkab oma langustrendi, et murdis siin ka järgmised toetuspinnad ja kukkus veelgi allapoole, nii et see trend on endiselt pidanud ja siin ei ole olnud ühtegi müügisignaali pea, ma ei tea, kui kaua alates siin märtsist, kui nad hakkas siin korrigeeruma suuresti jah. Et praegu jah, püsib siis negatiivne, seni kuni suuremat trendimuutust ei tule, ei tasu sellele ka panustada. Walmartiga selline lugu, et Walmart võiks ikkagi augustis natukene veel sesoonselt tugevust näidata, aga ma hoian tal silma peal, et siin on väikene tehing mul taga veel lahti, aga sai ta ka siin võimaliku sellise müügihoiatuse ja natuke andasid korrigeerinud, aga hetkel veel just rohelises. Ja ülejäänud siis võib-olla sellised ideed siis leiab meie Patreoni kanalilt, patreon.com/turutrendid, et olete sinna teretulnud vaatama ja kuulama. Aga sellega siis tõmban otsad kokku täna. Soovin kõigile ilusat suve jätku ja kohtume jälle nädala pärast. Kõike head!